ilus sääsed lendvad ümber pea. Hallari, hallaroo, hallari, ja hallaroo. Voodiks mättab tekib sudu paljaks vana vettik kämm. Pruudis taisus on truukone meelest läinud läbi ramm. Hallari, hallaroo, hallari, ja hallaroo. Tantsuumuusikaks sul mängib kibla kuuli pilduja. Mõni loonsust läbi tungib oma tinas sisuga. Hallari, hallaroo, hallari, ja hallaroo. Viinavikku teed, leina rütsul lumehan hekki sarrateks laeva meed. Hallari, hallaroo, hallari, ja hallaroo. Metsavenna elu lõbus, kas sa seda veel ei tea? Kui mu laulu sa ei usu, ise proovima siis pead. Hallari, hallaroo, hallari, ja hallaroo. Tervist, et on möödunud jälle aastaga tagasi olime siin koos, mälestasime need hukkunud metsavendid ja rääkisime sellest, mis siin toimus ja mille pärast me oleme alati siia kokku tulnud. Tänan kõik, kes olid tulnud siia, aitäh selle eest ja Illar räägib täpsemini, mis siin toimus ja siis saame teada. Palun, Illar. Nii, 14. oktoobril, see oli siis 48. Ühesõnaga, kaks meest, need läksid toidu järgi ühesõnaga hobusega. Siin on üks Pätsu ajal tehtud tee, aga need tee peal siis võeti julgeolekumeeste poolt kinni. Ja tähendab, aga metsavendadel oli selline kokkulepe, et kui 24 tunni pärast tagasi ei ilmuta, siis võib punkri asukoha üles tunnistada. Nii et ja nii oligi, nii et kui ta oli juba kinni võetud, siis ühesõnaga hommikul kell 9 tuldi juba neid, see oli päris hulk sõdureid, üle 300 sõduri. Aga nii, et ühesõnaga mehed olid parasjagu siin einestamas, olid just lihapotid ja supipotid olid kõik aurasid veel, nii et tähendab, üks raamat on võib-olla leiatu kuskil veel üles ka, kus ta kirjeldab, siis see on agoonia, julgeolekumeeste poolt kirjutatud, et potid veel aurasid alles, aga metsavennad olid juba läinud. Ja siis hakkaski see jälituslohing pihta. Ja tähendab, siin oli Rumjantsev, kes oli ka üks grupi juhtidest. Ja tema siis, temaga kuulipildu hakkas juba tärisema, kui siin mehed tulid juba punkri juurde, et kas midagi on juhtunud või ei ole, aga nii, et lahing juba käis. Ja siit edasi läheb see Pätsu-aegne tee ja seda mööda see tagaajamislahing käis. Ja tähendab, seal oli ühesõnaga üks mees langes ja tähendab, siis tulid nad korraks tagasi, tegid vasturünnaku tagasi ja siis, aga see mees oli juba surnud. Ja teine mees langes seal enne jõge, nii et jõe äärde nad pidid jõudma nii et 20 kilomeetrit umbes siit nad läksid. Ja jõgi oli ees, aga üle ei saanud, see on päris sügav hauajõgi. Ja ühesõnaga siis üks Täpi nimeline metsavend, see ujus üle jõe, kuigi võib arvata, et see 15. oktoobril just päris soe vesi ei ole. Nad tõid paadi siis vastu ja siis sõitsid üle jõe ja samal ajal Rumjantsev lõhkus siis selle paadi ära ka
ja andis peremehele raha selle eest. Ja tähendab, jõudsid siis need tagaajad ka järgi ja ühesõnaga lasid selle maja põlema seal, nii et see praegu on see ahervare seal näha, kui nüüd minna siit, tähendab seal Kasari jõe ääres. Ja mis siis veel? No jah, tähendab, muidugi 2 langenut oli, aga muidugi on üks raamat on Agoonia, ja seal on öeldud, et üks mees sai kohe otse siin surma, aga tähendab, see on ilmselt selline, et see oli üks juhuslik, kas oli, juhuslik varjaja võis olla. Ja tähendab, siis kui nad üle jõe jõudsid, siis jagunesid nad 2 grupiks. Juht Reedli, siis oli, tähendab, Tipu, see oli üks naisterahvas, kes oli, ja siis üks mees veel, nad läksid teenusele ja ülejäänud seltskond läks Paljasmaa külla, viibused allu ja varjasid ennast 5 päeva seal, ootasid, kuni tähendab, side oli, tähendab, selle Järtsmaa punkri meestega ja siis nad, tähendab, 5 päeva pärast, 20. nad siis asusid teele öösel kell 4 ja läksid siis jalgsi sealt Parasmaa külast läbi, nii et seal oli huvitav situatsioon olnud, et öösel ei tohiks nagu liikumist olla, aga siis oli mingid kohalikud liikusid, aga Rumjantsev ja siis oli, see Täpi oli ka, nemad oskasid vene keelt, nad siis vene keeles omavahel suhtlesid ja siis petsid nagu ära, aga need olid taluinimesed, kes need ilmselt ka välja ei andnud. Ja sealt läks siis teekond sinna Järtsmaa punkri juurde. Muidugi see, tähendab, see lahing ei olnud siis nii ainuke, seepärast, et seal ilmselt olid aetud ka kohalikud nõndanimetatud rahvakaitseväelased välja. Ja 15. oktoobri õhtul siis selle Vänglas, selle jõe peal see Vimm Ants, tähendab, tema tuli siis paadiga ja siis tõmmati tal tuli peale ja siis muidugi ta elas veel ja pandi siis hommikul hobuse vankrile ja viidi valda, siis ta juba selleks ajaks suri ära ja nii, et ilmselt oli see koordineeritud, et siis käsikäes julgeolekuvägedega toimus siuke arang ka. Ja sama oli siis ju pärast Järtsmaa lahinguga, nii et seal räägiti veel ka, et pärast vähemalt üks mees, kes üksikult varjas, sai surma. Nii et minu poolt on nagu praegu kõik siin selle lahingu käigu kohta. Aitäh. Siis Taips Eesti Leegioni Sõprade klubi palun kaassõna, palun. Head kohalolijad, sel nädala sai 77 aastat siin sellest Käntu lahingust, kus Eesti metsavennad võitlesid Nõukogude okupantidega. Tänavu aasta sai ka 81 aastat Sinimägede lahingust 44. aastal, mil septembrikuus pärast 22. septembrit 44 tuli Eesti rahval pidada võitlust Nõukogude okupantidega omal jõul, nende relvadega, mis Saksamaalt ja ka Nõukogude okupantidelt oli kokku korjatud. Nendega peeti võitlust üle 10 ja veel isegi rohkem aasta. Ja see võitlus ei olnud asjata, sest tänu sellele võitlusele on meil ka täna vaba Eesti. See võitlus 44. aastal jäi Eesti rahvale pikaks 50 Nõukogude okupatsiooni aastaks meelde, sest Eesti rahvas ei unustanud seda võitlust. Eesti rahvas, jah, palju on räägitud sellest, et 40. aastal ei hakatud vastu. Ja see on vale küsimus, väga vale küsimus. 39. aastal oli otsustamisel küsimus, kas hakata vastu või mitte. Ja siis Eesti riigi juhid,
kes olid vastutavad ja andnud vande vabale Eesti riigile, et nad selle eest võitlevad kuni surmani, loobusid võitlusest vabatahtlikult. Nad ei astunud vaenlasele vastu, kuigi kolonel Richard Masing korduvalt nõudis nii augustis 39 kui septembris 39 mobilisatsiooni väljakuulutamist ja vähemalt 100 000 mehe mobiliseerimist. Masing ütles, meil on Kaitseliit, 39 000 meest. Neid me ei mobiliseeri, nemad tulevad esimese vile peale ja paljudel nendest, enamikul nendest oli vintpüss kodus olemas, Mossina kant vintpüss, 7,62 kaliibriga, millega võideti vabadussõja. Ja meil oli rohkem relvastust, kui oli soomlastel 39. aastal või lätlastel. Meil oli see relvastus olemas. Ja mis oli siis küsimus? Meil ei olnud neid mehi, kes oleks otsustanud vastu hakkamisel. Erinevalt Soomest või erinevalt Poolast. Poola rahvale, kui kallale kiputi Saksamaa poolt, poolakad astusid vastu. Ja kui neile kiputi ka kallale Nõukogude okupantide poolt, hakkasid poolakad vastu. Kuigi jah, Poola ülemjuhataja, kes lubas võidelda mõlema vaenlasega 39. aastal, kui ta teatas seda nii Prantsuse saadikule Varssavis, kes oli neid maha müünud nii-öelda esimesena, pages üle piiri ja reetis ülemjuhatajana oma kodumaa. Nii ka meie ülemjuhatus tegelikult reetis oma maa ja rahva. Midagi ei ole öelda, nii oli. Selline on ajalugu. Me ei saa seda võltsida ja me peame rääkima sellest nii, nagu see ajalugu oli. Et millest ma räägin? Meil ikka tahetakse alustada Molotov-Ribbentropi paktist. See on vale alustus. Teine maailmasõda sai alguse 38. aastal, kui laua taga istusid kaks demokraatlikku, õigemini 4 inimest, 2 demokraatliku riigi juhti. Neville Chamberlain, Briti või Suurbritannia peaminister ja Prantsuse peaminister Edouard Daladier. Ja seal laua taga istusid veel 2 diktaatorit, Adolf Hitler, Benito Mussolini. Seal ei olnud. Need, kes istus laua ääres, seal ei olnud ühtegi, mitte ühtegi Tšehhoslovakkia riigi esindajad. Ja sealsamas laua ääres müüsid Daladier ja Chamberlain maha Hitlerile terve Tšehhoslovakkia. Jah, keegi võib seda eitada, kui tahab, aga ajalugu on selline. Ei ole midagi mõtet eitada ega valeta. Nii oli ajalugu. Ja sellest oli tegelikult alguse teine maailmasõda, kus siis hakati riike kauplema kellegi teise orjaks. Mis siis juhtus edasi? Siis tuli edasi tõesti 23. august 39. Õigemini enne juba prantslased ja inglased pidasid Staliniga läbirääkimisi kolmikliidu moodustamiseks, mida William Domingas oma raamatus, ma soovitan Vaikivat ajastut lugeda, ja kes ei jõua tervet raamatut läbi lugeda, lugege läbi leheküljed 420-431. See algab alapealkirjaga Vaikivas ajastus, siis William Domingas, mäng Balti riikide saatusega. Ja seal on mustvalgelt kirjas kõik see, millest ma siin ka natuke eelpool rääkisin, kuidas siis inglased ja prantslased 39. aasta märtsist kuni praktiliselt 20. augustini 39 pidasid kolmikliidu moodustamiseks Moskva Kremlis läbirääkimisi, et orjastada Balti riigid, Soome ja Balti riigid, õigemini kinkida need seltsimees Stalinile selle eest, et ta aitab likvideerida neil Adolf Hitleri. See oli peamine probleem inglastel ja prantslastel. Ja see on tõene ajalugu. Nii ta paraku oli ja nii nagu William Domingas seda ka õieti kirjeldab seal oma raamatus, see on kõik tõeselt niimoodi olnud. See oli ka Eesti saadikutele nii edasi teada 39. aastal ja oli ka tegelikult 39. aasta augustis, septembris enne baaside lepingu sõlmimist teada kogu Eesti tollasele valitsusele. Jüri Uluots, kes oli Eesti Vabariigi peaminister, ei saanud või ei omanud sellist võimu, et ta oleks võinud käsutada Pätsi või Laidoneri ja öelda, et kuulutame välja mobilisatsiooni. Tema võttis hiljem, pärast seda, kui ta 41. aastal oli pikalt Nõukogude okupatsioon, 40-41 siis vahemikus, oli pikalt Nõukogude okupatsiooni tulemusel nälginud ja kui Tartu linn vabastati juba vabadusvõitlejate poolt enne Saksa vägede tulemist ja osaga Saksa vägedega koos, võttis vastutuse Eesti riigi juhtimise eest. Ta muidugi tahtis ka siis juba Eesti riiki taastada,
see talle ei õnnestunud, sest sakslased ei tunnustanud Eesti riiki. 1944. aastal ei soovinud aga sotsialistid, kes olid rahvuskomitee liikmed, Eesti riigi mobilisatsiooni välja kuulutamist. Ulots võttis siis 7. veebruaril 1944 isikliku vastutuse. Ta tegi seda praktiliselt isiklikul vastutusel koos ja seda on nimetatud muidugi Ulootsa kõneks, tegelikult tuleb seda nimetada Jüri Ulootsa raadiointervjuuks August Kitsbergiga, kes oli ta vana tuttav ja selles raadioesinemisest ta siis kutsus tõesti Eesti rahvast relvile. Ta ütles, vaenlane on väravas, meil ei ole mingit muud võimalust. Me peame võitlema selle sama vaenlase vastu. Aga milleni siin vahepeal ma tahtsin jõuda, et meil ikka tahetakse ajalugu rääkida 23. augustist 1939. Tuleb minna ikkagi 38. aastasse, kuid nüüd edasi, mis juhtus 15. oktoobril 1939, see oli mõned päevad pärast seda siis. Teatavasti 12. oktoobril 1939 marssis Eestisse sisse Punaarmee, mille nõusoleku Punaarmee sisse marssimiseks oli andnud Joachim von Ribbentrop. Sõlmitakse Kremlis uus salasobing ja see salasobing on siis Winston Churchilli ja Stalini pakt või leping õigemini, mis tuli välja siis Soome marssal Mannerheimi saladokumentide hulgast ja mis muidugi esmakordselt avaldati Soome tormikeerises rootsikeelses raamatus, mida algul ei olnud võimalik soomekeelsena avaldada. Tänaseks on see Soome tormikeerises siis eesti keeles ka loetav, esimese ja teine osa on olemas, et kõik neist on seda raamatut lugenud. Siis 15. oktoobril 1939 sõlmitakse leping, millel on siis nii Churchilli, kes oli Briti mereminister Chamberlaini valitsuses, teatavasti Churchill sai alles peaministriks 10. mail 1940. Leping, mille järgi siis Soome ja Balti riigid, Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra antakse Nõukogude Liidu valdusesse. Ja see salasobing on olemas ja sellepärast kõik need ülejäänud lepingud, mis lubasid seal taastada sellise endise piiri nii nagu oli, need lepingud on lihtsalt mõttetud sellest rääkida, sest tegelikult oli Churchill meid maha parseldanud seltsimees Stalinile. Kõik need dokumendid olemas, need ka Rudolf Eesti kaitsja, nii Molotov-Ribbentropi pakti originaali kui ka selle sama Chamberlaini valitsuse Churchilli lepingu 15. oktoobrist 1934 tegelikult ju Nürnbergi protsessid esitas. Ainult, et need kõrvaldati sealt Nürnbergi protsessi dokumentidest, kui asjasse mitte puutuvad. Praktiliselt sõja kurjategijad peale Adolf Hitleri, sõja vallapäästjad on ka nii-öelda Chamberlain, Churchill, Daladier, muidugi rääkimata Molotovist ja Ribbentropist, Hitlerist, ühesõnaga praktiliselt ainult mõned üksikud nendest siis Natsi-Saksamaa kurjategijad said oma õiglase karistuse. Aga ülejäänud mõisteti õigeks, ühesõnaga, ja sellel tegelikult see tänane Nõukogude Liidu nii-öelda putinism põhinebki, et meie olime võitjad, meie olime vabastajad. Aga miks siis inglased ja prantslased lasid Nõukogude Liidul 50 aastat tegelikult paistagi vabastajana? Põhjus oli see, et nad olid kuriteo kaasosalised. Nad olid Balti riikide orjastamise kaasosalised. Soomel läks jah korda ennast kaitsta ja see Soome korda minek kaitsta tegelikult põhines ühel väga lihtsal põhjusel. Soome oleks ka okupeeritud. Ma mõtlesin, 100% oleks okupeeritud, ma võin seda ajaloosena öelda. Sellepärast see okupeerimine jäi ära, et 20. juulil 1944 ei suudetud Saksamaal tappa pommiplahvatusega Adolf Hitleri. Laud päästis Hitleri elu. Sellepärast, et Hitleri järglane, kindralmajor, kelle nimi mul hetkel ei meenu, oli juba andnud siia alla korralduse väed Baltikumist välja tõmmata. Ja kui väed oleks tõmmatud pärast 20. juulit 1944 välja, siis oleks kunagi Sinimägede lahingut toimunud ja poleks ka Soome iseseisvust mitte mingit juttu olnud. Stalin oleks võtnud kõik. Aga, ja Ninase jaamas, ühesõnaga, mis on siin Ida-Virumaal, seal juba nii nimetatud ka saksa ohvitserid, kes olid poolbolševikud, pidasid suurt pidu. Olid seal kõvasti joonud Eesti samakat ja
laud oli hästi kaetud, ühesõnaga, kui üks madalam ohvitser jooksis sisse ja teatas, et Saksa raadios rääkis just elus olev Adolf Hitler, kes pidi juba surnud olema. Ja noh, siis muidugi kõik need, kes seal olid pidu pidanud, jooksid laiali ja pärast, kui siis Eesti sõdurid sinna natuke hiljem kohale jõudsid, oli maja muidugi tühi ja paar siis Saksa kapraid magas seal täisjoonule laua ääres ja üks raputati üles ja siis see oli rääkinud, et juhtus niisugune lugu, et algul siin peeti Hitleri matuseid ja pärast tuli välja, et Hitler elab, kurat, ja kõik olid nii rõõmsalt minema jooksnud. Aga nii oli, see on ajalugu. Seda ei saa kuidagi võltsida, nii oli. Aga tänu sellele, et Hitler jäi ellu, toimus ka Sinimägede lahingud ja jäi tegelikult Soome iseseisvaks. Sest Saksamaa andis abi Soomele piisavalt, nii palju, kui Soomel oli tegelikult oluliselt hetkel vaja, et hoida Punaarmeed tagasi. Ja tänu sellele jäi ka Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra okupeerimata. Stalin tegelikult keskendus millele. 39. aastal ta küsis prantslaselt ja inglastelt, andke mulle terve Poola. Ta sai ju pärast terve Poola ja osa Saksamaast ka. Ühesõnaga, jah, Põhja-Rootsi ja Põhja-Norra ja Soome jäid saamata. Selline on ajalugu. Ja meil ikka leidub neid ajaloolisi, kes tahavad ka vabas Eestis tõesti ajalugu võltsida nii, nagu ajalugu ei ole. Kõik see, mis ma siin rääkisin, on ülim tõde. Ei põle tuleski. Eevi Laaman Kalbus, kelle isa oli Paul Laaman, kes viibis Pätsi all Patarei vanglas. Eevi, kui ta mulle viimane kord helistas, veidi enne oma lahkumist Ameerika mandrit, siis tal oli üks palve mulle, et ma räägiksin nii, nagu on ajaloos tõde. Sest ta ütles, et tõde ei põle tuleski. Ja mina ütlen, mina olen sõltumatu ajaloolane, tõde ei põle tuleski ja kui ma räägin tõde, siis tõe rääkimises ma saangi vabaks. Ja need, kes tahavad muga alati vaielda mingis küsimuses, palun, ma olen alati nõus teiega vaidlema, teeme avaliku konverentsi, vaidleme kõik need asjad sirgeks. Aga paneme kõik faktid, kuupäevad, dokumendid, paneme kõik paika, paneme ka nimed paika, kõik nimed ei seisa ega kuupäevad ei seisa mul ka hetkeliselt meeles, aga need saab alati konverentsi jaoks välja võtta. Ja ma muidugi tahaks täna siin tänada elus olevat metsavenda Ilmar Lokkat, kes on üks sõjahaavaga metsavend. Rääkides, et Ruuben Lambur oli viimane metsavend. Ruuben oli väga hea sõber ja Ruubeni kohta on mul ainult kiidusõnu öelda, välja arvatud see, mis ta mulle ütles 25. märtsil 2004, et see seriaal Metsavennad, noh, tema jutt on seal niimoodi kontekstist välja kisutud, et seda osa, mis seal ekraanile lasti, noh, ütles, et see on lihtsalt üks bullshit asi. Et see, millest ta rääkis, peamine asi seal saates, seda tegelikult ekraanile ei lasta. Ja noh, see on hästi kurb. Ma kirjutasin sõna-sõnad selle intervjuu taga ülesse, sest tõesti see on kõige pikem intervjuu minuga, mis mul oli nüüd Ruubeniga siin veidi enne tema lahkumist. Tänavu aasta siis saab talle pandud pronkskuju Tõmeru vallamaja juurde tema 100. sünnipäeval, see on siis novembris. Nii et see tuleb kuskil kuu aja pärast, jah. Aga mis ma tahan veel lõpetuseks öelda, et meil on täna elus 4 Eesti Leegioni veterani. Nende hulgas siis on Ilmar Lokka, kes on sõjahaavaga metsavend, kes on 45. rügemendi Paul Maitla sõjamees Sinimägedest ja Emajõelt. Ja ka välis-Eestis, see sõna on natuke kontekstist väljas, ütleme, tuleks kasutada välismaal, on elus ka mõned Soome poisid. Muuseas, ma vaatasin Soome poiste mälestuspäeva pilka jooks välja Raul Kuutmaa mälestusi, kes on Palmse valla mees ehk siis praeguse Haljala valla, mille vallamees olen ka mina. Tema mälestuseks 57 Soome poissi võitles pärast 22. septembrit 44 Nõukogude okupantide ja andis siin Eestimaa pinnal metsades oma elu võitluses Nõukogude okupantidega. Mitte ei lastud maha, vaid 54 langes lahingus. Jah, neid võidi ka arreteerituna koha peal maha lasta, noh, selle üle me ei saa vaielda, aga nad langesid lahingus metsavendadena. Aga ma tänan kõiki omalt poolt ka, kes on täna siia tulnud ja tulen ka järgmine kord, kui kutsutakse ja igale poole, kui kutsutakse, nii et aitäh teile kõigile, kes te mälestate ja peate nende Eesti eest võidelnud sõjameeste mälestust omale kalliks. Elagu Ukraina sõdurid, kes täna võitlevad praegusel kellaajal seal Ukraina rindel.
elagu muidugi kõik need, kes on relvaga käes veel Eesti vabaduse eest võidelnud. Ei unusta kunagi langenute mälestust, sest see on meile püha. Elagu Eesti! Aitäh! Tänan, Tants. Nüüd annan sõna Riho kindral ja Ühtegile. Palun. Aitäh! Tere kõigile ka minu poolt ja mul on teist korda võimalus seista siin teie ees ja rääkida natukene Ukrainast, nii nagu mul paluti. Alustan aga sellest, et eelmise sõnavõtja jutu jätkuks pean ütlema, et kahjuks ajalugu, mida me tunneme, ajalugu, mida meile võimaldatakse õpikutest, raamatutest ja mujalt, on siiski alati subjektiivne. Ehk siis tegelikult ta küll põhineb tihti faktidel, aga neid fakte saab vaadata erinevalt. Eile vaatasin ühte intervjuud, kus siis Eestis elav vene blogija vestles siis Venemaal ülikoolis töötava professoriga, kes siis selgitas seda, miks Ukrainas sõdida tuleb, miks Eesti ja teised Balti riigid ei ole riigid, vaid territooriumid, miks meie pihta tuleb vajaduse korral lööke anda ja kõik seda muud ja põhjendas seda oma loogikaga, oma vaatenurgast. See sõda, mis algas siis Ukraina vastu, ja nüüd ma räägin täiemahulisest sõjast, mitte sellest, mis algas juba 2014 ja millele eelnes samasugune pikk eellugu nagu teisele maailmasõjale iseenesest. See, mis algas siis 22. aastal Venemaa sõjaline sissetung Ukrainasse, laiem sissetung, eesmärgiga siis vahetada Ukraina valitsus ja muuta Ukraina riigikord, teha Ukrainast kuulekas vasall, nii nagu see on Valgevene. Eesmärk ei olnud Ukrainat vallutada, eesmärk oli muuta Ukraina Valgevene taoliseks satelliitriigiks. See kukkus ju läbi esimese paari kuuga ja peale seda oleks võinud selle sõja lõpnuks lugeda. Sellepärast, et eesmärgid jäid saavutamata ja neid eesmärki ei saavutata tegelikult Ukrainas mitte kunagi. Sõjaplaani muudeti, algul oli šokk, rinne seisis, kogu sõda seisis mingi perioodi, 22. aasta kevadel. Ja peale seda muudeti plaani. Taheti siis luua Novorossijat. Novorossijast räägitakse siiamaani. Novorossija pidi hõlmama siis neid 4 provintsi, mis praegusel hetkel siis Venemaa räägib, et kui rahu luua, siis 4 peaks kuuluma talle. Aga ja need 4 on siis Donetski oblast, siis Luganski oblast, Khersooni oblast ja Zaporožje oblast. Et need alad, pluss siis Odessa ala, millega siis oleks ühendatud siis Transnistria ja tekitatud siis Musta mere äärde sinna pikk ala, mis oleks siis pidanud minema Vene riigi koosseisu. Ja see Novorossija idee on siiamaani üleval, ega ta kuhugi kadunud ei ole. Ja Venemaal kultiveeritakse tänaseni seda usku, et see Novorossija tuleb, kuna need on väidetavalt põlised Vene alad. Ja selles intervjuus veel väga huvitavalt paistis, nagu te teate, siis Moldovas olid valimised, mis võitsid siis tegelikult Euroopa-meelsed napilt. Ja eilses intervjuus just, mida ma kuulasin, kõlas selline lause, et kujutate ette, nad ütlevad seda, et nad ei ole olemas Moldova keelt, et nad räägivad, et ei ole olemas Moldaavia keelt, et nad räägivad rumeenia keelt. Et mis jutt see on, et kogu see ajalooline pärand ja kõik see, kuhu see jäänud on. Nad unustavad ära seda, et nad ise räägivad seda, et ei ole olemas ukraina keelt. On ainult vene keel. Nii et selline on silmakirjalikkus, mida nad igal sammul tegelikult
välja käivad. Nad kultiveerivad endiselt neid samu mõtteid, kuigi nüüd Novorossijast enam otseselt juttu ei ole. Täna ikkagi on 4 oblastit, mida püütakse enda kontrolli alla saada, mis ei ole tänaseni nende kontrolli alla saanud. Vaatamata selle, et sõda on käinud 3 ja varsti 4 aastat. Veebruarikuus saada 4 aastat täis, ehk siis peaaegu sama kaua nagu teine maailmasõda. Ütleme, suur Isamaasõda siis, ütleme, mitte teine maailmasõda, aga just see sõda, mis Venemaal Nõukogude Liidu territooriumil käis. See kestis ka 4 aastat. Sõda ise on selles mõttes nagu oluliselt muutunud, et kui 22. aastal mõeldi, et tõesti vallutas Kiiev 10 päevaga, muudetakse riigivõim ja asendatakse see siis venemeelse valitsusega, peale mida siis uus valitsus palub Venemaalt abi siis riigi denatsifitseerimiseks ja demilitariseerimiseks. Enam-vähem sama stsenaarium, mida siis ju meil Eestis kasutati 1940. aastal või siis ka püüti teha 24. aastal. Aga mis kukkus läbi, kuna Ukrainas on tunnustatud ära, et rahvas ei ole enam venemeelne, vaid Ukraina rahvas oli saanud rahvuseks tänu just 14. aasta ja neile järgnevate aastate sündmustele. Siis see välksõda selles mõttes kukkus läbi ja kõik need järgmised operatsioonid on samuti läbi kukkunud. Nii et kui me täna vaatame, mis Ukrainas toimub, siis ma nimetan seda täitsa julgelt totaalseks sõjaks. Mida tähendab totaalne sõda? Tähendab seda, et ei püüta enam sõdida vägedega, et saavutada poliitilise eesmärki. Lihtsalt totaalselt hävitatakse teise riigi rahvast ja infrastruktuuri. Sinnani me oleme jõudnud siis selle sõjaga. Sõda ise on hästi kummaline, et kui arusaamised ka meil veel siiamaani on see, et peaks sõdima pataljonide ja diviisidega, korpustega, siis tegelikult Ukrainas sõditakse jagudega, väikeste gruppidena, sest teisiti ei ole sellises uues keskkonnas võimalik sõdida, kus 2 pool rinnet on kõige ohtlikum ala, mitte rindele endale ei ole ohtlik, et 2 pool rinnet jääv ala, 10-15 kilomeetrine laiune ala kummalegi poole, on see, mis on ohtlikuks muutunud tänu droonidele, tänu kaudtulerelvadele. Kõige rohkem mehi saab surma mitte siis sõjategevuses rindel, vaid liikumisel positsioonidele ja positsioonidelt ära. Seda tänu siis uutel tehnoloogiat. Ukrainlaste ees tuleb müts maha võtta paljude asjade ees, enne kõike see, kuidas nad on hakkama saanud selles isolatsioonis, milles nad on olnud. Et täna räägitakse väga palju sellest, et Trump pidurdab relvade tarnimist Ukraina ja kõike muud. Tegelikult pidurdas seda samamoodi Biden, kus Bideni valitsemise ajal sisuliselt Ameerika raha juurdevool Ukraina lakkas nagu terveks aastaks. Ja kui me räägime siin 23. aasta pealetungist, mida ukrainlased pidid läbi viima, siis tegelikkuses just nimelt kukkus läbi paljuski selle tõttu, et abi ei tulnud, mis pidi selleks ajaks tulema. Ja kõige selle juures, kus ukrainlastel on ka pandud piirangud relvasüsteemide kasutamise suhtes. Nad ei tohtinud pikka aega oma suurtüki moona isegi, suurtükkidega, mis nad läänest said, ei tohtinud lasta üle Venemaa piiri. Ja väga palju muid piiranguid rakettide ja kaugmaa laskevõimekuste osas, siis leiutasid ise asjad.
et enamik droone, mis siis Venemaalt täna ründab ja mis sügavale Venemaal lendab, on mitte enamik, kõik droonid on tegelikult ehitatud Ukrainas. Ja Ukrainas on täiesti tekkinud tööstusarvud, mis ise toodavad väga odavalt tegelikult relvastust ja varustust. Näiteks, kui me võrdleme siin meil toodetava kuulsa Milremi drooniga, ilmselt teate, maadrooniga olete näinud võib-olla seda piltide peal ja videodes, mille hind on umbes 300 000 eurot tükk. Siis ukrainlased toodavad sama efektiivset masinat, mille hind on umbes 50 000 eurot, ehk siis 6 korda odav. Sellepärast, et see on käibevahend. See on asi, mis läheb rindele ja võib-olla saab juba esimeses lahingus pihta ja hävitatakse. Seega nad on otsinud võimalusi odavalt toota neid samu asju, mida meie siin püüame siis arendada viimse vindini ja tõstavad hinna tohutult kalliks. Meil on sealt mida õppida. Siis räägitakse hästi palju Ukraina korruptsioonist, aga sõjas ongi korruptsioon. Igas sõdivas riigis, igal pool, kus sõda käib, on ka korruptsioon osa selles sõjas. Ja siin ei ole mitte midagi teha. Sellega saab tegeleda siis, kui sõda läbi on. Sinnamaani tuleb seda taluda ja tuleb sellega hakkama saada. Samas seesama korruptsioon on loonud tingimused, kus inimesed elavad ära. Meie, kui sõda algaks meil, kas me suudaksime ära elada, on minu küsimus. Sellisel moel nagu Ukrainas. Nad toodavad ise oma garaažides, teevad oma asju, nad kasvatavad ise toitu, neil käib putkamajandus sellisel kujul, et kõik saavad söönuks põhimõtteliselt. Nälga Ukrainas ei ole. Inimesed on söönud, on kasitud ja nii edasi. Ja ka jagatakse oma vahel. Ja seal on kõik olemas. Ma ise käin aeg-ajalt Ukrainas, ma ju näen, et tegelikult inimesed elavad täitsa normaalselt tavalist elu seal. Isegi rindevahetus läheduses, samadest varemetest. Nad suudavad organiseeruda, suudavad kiiresti taastada vajaliku elektri, suudavad veevärgi korda teha ja kõik muud asjad. Ja nüüd, kui ma siin mõtlen nagu mõnikord Eesti peale, siis kas me suudaksime seda asja teha, kui see vajalik oleks. Me oleme väga mugavustsooni läinud ja selle mugavustsooni üks suuremaid probleeme on ka see, et me kardame sellest loobuda. Me kardame seda, et me ei saa hakkama. Me ju tunneme sees, et me ei saa hakkama sellistel puhkudel, mis teebki meid siis läänelikult nõrgaks. Ja selle peale tegelikult täna Venemaa väga palju surub. Surub just nimelt selles mõttes, et te vaatate seda paanikat, mis meie rahvasest täna on. See on ainult vesi Venemaa veskil. No mulle kirjutatakse üle päeva, et kas nüüd algab sõda. No ei alga sõda. Ei alga, ma usun, et seda sõda ei tule lähema 10 aasta jooksul. Ja loodetavasti peale seda mitte. Ja meie tänane kõige kindlam garantii selleks, et sõda ei tule, on Ukraina. Midagi ei ole teha. Miks me peame Ukrainat toetama? Sellepärast, et Ukraina imeb täna Venemaa sõjaliselt tühjaks. Sellepärast me peame nad toetama. Sellepärast me peame, ükskõik, kas me armastame või neid või mitte. Ma olen Ukraina sõpradele öelnud, et teate, et tegelikult ma ei sali teid, sellepärast, et mul on väga hästi meeles, missugused ukrainlased on, eks ole. Ja me oleme teiega koos olnud Nõukogude Liidus ja ma mäletan väga hästi, mis tõppad te olete. Täna... Kõik ikka ei olnud. No kõik ei ole. Aga täna olen ma teiega ühes paadis. Sellepärast, et meil on üks vaenlane. Ja kui küsida nüüd seda, et siin, kas me oleme sõjas või et kas meil algab sõda, siis ma ütlen, et me oleme täna sõjas. Sõda ei tähenda alati seda, et me peame siin võitlema igapäevaselt relvaga. Sõda tähendab ka seda, et kuhu poole me hoiame. Seni, kui me Ukraina poole hoiame, me oleme ikkagi sõja, midagi teha ei ole. Meie vaenlane on piiri väga idas või kuskil mujal.
enne kui ma lõpetan, selle kivi juures on paslik rääkida natuke ka sellest, kuidas Ukrainas elavad need mehed, kes on jäänud rinde taha, kes püüavad seal siis mitte küll otseselt metsavenna kombel, aga nad ise ütlevad partisani kombel siis ka võidelda. Sellega on lood väga halvad. Ja need lood on tänapäeval halvad. Et kui 48. aastal oli võimalik ennast varjata metsades sellisel moel, ja olgem ausad, ega ju ka Eestis tehti tohutu palju pingutusi selleks, et ikkagi metsavennad ja teised siia saadetud tegelikult välisagendid kiiresti tabada. Ja meie enda rahva seas oli piisavalt palju neid, kes neid inimesi reetsid. Siis Ukrainas on see asi topelt hullem. Sellepärast sa kunagi ei tea, kes on naaber on. Ukrainlaste jaoks on keeruline ka see, et need samad mehed, kes on elanud aastakümneid ja naised, kes on elanud aastakümneid õlgala kõrval ja hästi läbi saanud, on täna sisuliselt kahte leeri läinud. Ma tunnen Ukraina ohvitsere, kes ütlevad, et tema enda väga hea sõber 14. aastal läks teisele poole üle, venelaste poole. Miks ta ei saanudki aru, miks? Just on Ukraina inimene, aga ei. Samas Vene ohvitser jäi lõpuni Ukraina poole peale jällegi, kes Ukrainas teenis. Venemaa on õppinud eelmistest sõdadest väga palju. Ja mitte ainult siis teisest maailmasõdast, vaid pean silmas siin sõda Tšetšeenias, Gruusias ja need konfliktid, milles on ta osalenud Lähis-Idas. Ja on õppinud hakkama saama nende, või ütleme, tegutsema nende vastu, kes jäävad rinde taha või kes kavatsevad osaleda või osalevad vastupanus. Ja esimene samm, mida tehakse, tavaliselt on siis nende toetusvõrgustiku äralõikamine. Ehk siis tegelikult need inimesed, kes siis aitavad neid partisane, et need on esimene sihtmärk, mida siis, kui te olete uudistest kuulnud seda, et kuidas venelased puhastavad linnu ja külasid, mis nad on okupeerinud, küüditades inimesi Venemaale või siis ka tappes neid, siis selle eesmärk ongi see, et võimalikult kiiresti puhastada piirkond selleks, et seal vastupanu ei tekiks. Hersoonis oli näiteks hea näide sellest, kuidas sisuliselt nii kui Venemaa väed linna sisenesid, nad ei olnud veel jõudnud linna vallutada, aga kohe olid kollaborandid venemeelsed, kes siis hõivasid politsei jaoskonnad ja linnavalitsusi. Ehk siis tegelikult inimeste andmed jäid kõik venelaste kätte. Ja umbes 10 päeva on see periood, kus toimub siis paika loksumine, okupatsioonivalitsuse paika loksumine ja siis hakkab puhastamine pihta. Juba selleks spetsiaalselt kohale tulnud üksuste. See on see viis, kuidas nende vastu sõitakse. Peita ennast on raske, sellepärast et tänapäeva tehnilised võimalused on oluliselt paremad kui vanasti. Üks asi on loomulikult kõik need vaatlusvahendid, droonid, kõik see muu, millega leitakse kiiresti üles inimesed maastikul. No teine asi on ka see, et tegelikult läbi erinevate andmebaaside, tehniliste vahendite, läbi sotsiaalmeedia, läbi interneti, läbi arvutite otsitakse siis välja tegelikult need võimalikud vastupanu liikumises osalejad ja võetakse kiiresti kinni need inimesed. Nii et kui tuleks vastu panna, siis seda on ääretult raske teha.
kuid selleks tuleb valmistuda ja selleks tuleb vajadusega olla valmis olla, seda ikkagi endiselt tegema. Selliseid punkreid ja punkrilahinguid pidada ilmselt saab olema ääretult keeruline. Lihtsam on ikkagi pidada rahvasõda ja võidelda siis vastase vastu. Kutsun seda võitluse viisi siis hajutatud sõdimiseks. Ehk siis seda, kus siis ei sõdita vastasega mitte rindena, vaid tegelikult ikkagi igal pool, kus on vähegi Eesti mehi, hakatakse vastu gruppidena. Ja see on töötanud päris hästi ka paljudes kohtades, isegi Ukrainas, aga tahaks nagu esile tõsta Gruusiat, kus tegelikult Gruusia sõja ajal paaris külas mehed hakkasid iseseisvalt vastu ja pidasid seal tegelikult 3-4 päeva venelastele vastu ilma, et need oleksid suutnud külast valutada. Siis meestel lihtsalt see laskemoon otsa, nad läksid ära mägedesse. Meina selleks metsad muidugi saama minna, aga põhimõtteliselt on selliseid näiteid hästi palju siiamaani endiselt alles. Suurte gruppidena või selliste armeedena nii-öelda rinde taha jäämist seda kõne alla ei tule. Tegelikult kõige lihtsam on ikkagi see, et me peame arvestama sellega, et sellisel tuleb võidelda ikkagi rahvana edasi ja mitte siis loota selle peale, et mingisugused militaarüksused siis ütleme, jäävad partisani tegevust tegema. Jah, on võimalik eriüksustel liikuda läbi rinde ja teha operatsioone, aga nad peaks sellest tagasi välja tulema. Et kui tahta vastu pidada aastaid, siis on selleks vaja kõvasti vaeva näha ja ette valmistada seda kõike. Siit on küsimus, kas me oleme selleks valmis, kas me suudame seda teha. Kui ma olin erioperatsioonide väejuhatuse ülem, siis teate, milline fenomen oli? Fenomen oli see, et kes meile kõige parema meelega tulid appi ja aitasid meil tegelikult ennast varjata ja kõike muud teha. Vanemad inimesed. Mitte noored. Vanemad inimesed, kes mäletasid. Kes olid valmis tegelikult aitama siis Eesti sõdurit vastu pidada ja üle elada. Noortel oli see ükskõik. Miks ma sellest räägin, on see, et meie ees seisab üks oluline ülesanne neid noori, nendel rääkida sellest samast ajaloost, panna huvitama selle vastu ja tuua neid tegelikult oma maa ja rahva juurde tagasi. Sest mulle tundub, et meil on sellest maalapist siin natukene ükskõik. Mitte kõigil, aga paljudel. Meil on tegelikult palju tööd teha. Meie koolisüsteem ei toeta seda täna ja kõik muu. Kuidas seda teha, et see jääbki see küsimuseks üles. Ma loodan, et varem või hiljem, enne kui me läinud oleme, kes mäletavad seda, kuidas me Eestiga tagasi saime, ikkagi see teema tõsiselt ette võetakse ja noorte kasvatus selles mõttes muudetakse. Ja sellega ma lõpetaks. Aitäh, Tiina Rühtegi. Tahtsin öelda seda, et ma ei ole kutsunud siia Märjamaa valla esindajaid sõna võtma ega pärga panema. Põhjus on hästi lihtne. Siis Märjamaa valla valitsus üritab siit läbi suruda, et meil tuleksid siia tuulikud käega näidata suunda ja siis sinna. Ja näed, siin on Eesti 200 ja siis Reformierakonna käsilased, kes üritavad seda läbi suruda iga hiljaga, et siin need täis ehitada. Siis peaks tulema seal 10 tükki ja 250 meetrit pikad. Aga ütleme, kui asi läbi läheb, võib-olla jääb see ka viimaseks ürituseks või eelviimaseks, seda ei oska öelda, kuidas see olukord siin üldse välja hakkab kujuna, kui see hakatakse seda ehitama. Ja siis ma ei ole ka neid siia ka seda kutsunud. Ametlik osa on läbi ja ka nüüd Sulev ja Aaro teevad aupauku, et ära ei ehmata ja siis paneme pärjad ja küünlad, et kelle või tahab veel keegi sõna võtta. Kuskil seal ka võite pika lisata.
Jaa, okei, nad tahtsid teistmoodi, et kes tähendab Kaitseliidu poolt siis Aavo Väli, Pärja. Ja siis nüüd kõik, kes küünalt panna ja siis palun, see on olemas. Ja pärast teeme lõpus ühe pildi ja siis ootab veel väike toidulaud. Et maksutõusud on ka metsavendadeni jõudnud, et ninaisi on kesine, põder jooksis eest ära, hinki ei saanud. Aga on see, mis meil on. Kätte ei olnud, jalad on väsinud juba jõuna põrral. Ja siis Eesti Leegioni sõprade klubi poolt ka nende esindus, palun. Et nii palju veel, et täna nagu valimised ja kui te teate, need, kes ei ole valinud, siis olge hea, siis keegi valimas. Ja ma loodame, et nüüd see tänane valimine toob ka Märjamaal uued tuuled sinna valla volikogu, sest seal on inimesed, kes on juba pool oma elus seal istunud, kes on juba nõtraks läinud, et äkki uued tuuled toovad ka siia meie kantiga uusi. Kas on lootust? No ei tea, kui iga mees käib valimas seal, siis ütleme valimisjaoskonnas ma käisin reedel. Palusin ka viinerit ja kaani, aga siis öelda, ma jäin aasta 50 aastat hiljas. Ja siis kui ära läksin, kas ütlesin, kas viinerid ei olnud, siis ei. Banaani ka ei olnud? Ei, mida apelsini ka ei olnud, otsas. Ma ei näinud isegi valimissilti seda, kus see kontor asub. Aga nüüd, kui on kõik küüned ära pandud, siis tahab küünad panna veel. Ja siis teeme ühe pildi jõukse. Kes soovib, tulge pildi peale. Jaa, ühispildi. Jah, ühispilt jõuke. Kõige tähtsamad kõige ette ja kõige väiksemad kõige ette. Pikemad taha ja keskele. Ema, tule ka veel. Nii, aga võtke kohad sisse siin mitme aparaadiga. Ema, tule ka sinna. Priit! Pildi peale! Aga pisemad kükitage ette, kellel põlved võimaldavad, need kükitage. Nii, noormees, mille kükita sinna? Jaa, kükita, sul oli terved põlved. Nii, ma teen siin mitme riistaga. Osa tuttavad, osa riistad. Rottu peale kõik! Nii, aga seal on taga tütarlaps, näha ei ole, ainult kulmud paistavad. Tule nähtavad, et sa oled nagu, kuidas oli Kaitseliit õppustel, kohal on näha põleg, et nagu roheliseks ja põõsast. No nii, oota, ma ei teagi, kus ma siin nüüd vajutan. Ahoi, vaata, üks lind lendab, see võib kurg ka olla, naised, olge ette vaata. Nii, oota, ma teen nüüd teise või kolmanda veel. Nii, ja nüüd ma teen päris selle apardiga ka. Nii, selline pilt leitakse väljakaevamistel 300 aasta pärast. Valmis, üks, teen teise veel. Tehtud. Kui keegi tahab eraldi pilte õigake, ma teen. Pildid lähevad Aimari kätte pärast. Ja nüüd on... Kes mulle telefon andis? Väga hea telefon. Ja nüüd on väike suupistet. Külmarohi on olemas. Keegi tahab siin, olge lahked. Esimene läinud lahti ja jama peal. Taimo.
jah, tuleb kindlalt. kui keegi tahab, hõigake. Mul on kellegi kaamera ees. See toimetab praegu omaette. Selge. No nii, naeratage. Nii, oota. Kuidagi ma tahaks see tahtel näha, eks ma tulen ise kaamera ette siis. Nii, vaata siia. Nii, mõelge häid mõtteid. Mõtted jäävad kinni. Valmis. Härra Kindlam tahaks ka teha, ma kasutan kogu aeg seda juurde. Mul olen ka. Nii, aga tule siis kindrali, okei, nii, aga sa siit ka näha. Nii, Aimar, tule. Nii on veel soovinud. Ei ole praegu. Ma arvan, et neid tuleb juurde. Nüüd siis lähme võtame spiidi. Kas on siin? Nii, tuleb ka pildi peale. Küsi. Ei taha? Ei ole. Okei. Vaatan, kas nii. Ja lähen sööma. Nii. Sööme ka. Lähme sööme ka. Ei ole jah? panna kokku. Hoidjaid ei ole. Siis lähme paneme. Jah. Tõmbas teise välja. Oota, mul on teist värvi ka kotti, kannan seda ka siin. Kohaliku veised ka. Mul kurat, ei keragi osa jooksis välja. Oota, ma võtan kui ära. Oota, pausa. Ma näitan seda teist hästi pea. See on see tamme koorem. Jah, tuvitorn. Tal on see maadlum, mis see... Vaata, sul on kohe 3,5 võisad vahe. Ei, ta ei ole kavastu, vaid see Tuvitorn. tuvitörnist on mööda ja salat. Kaks salat seda. Noh, muidugi, just võtame. Sugule.
Mis see maksab? Oota, ma vaatan. Ma pean senta. Patarei poole. Oota, ma vaatan äkki protsente mulle anda. Minu teada mulle on kaardi peal. Oi, tule ära otsi. Anna 5 näe. Jah. Sul olemas on. Ei tule pea siirda. Seal käis see Kimto ja Poolamets käis vahepeal ja on teinud välja Põhjani, sealt augu pealt on veel lobida tagasi päris Põhjani välja kaevasid sealt seest ka veel ja Põhjani sealt välja keegi meist oli alguses servades Seda on nii palju välja valatud, tehke teine ring veel.
Eesti patriotism olukord Ukrainas ja Euroopas on Venemaa ja et me südamest välistada sõdamist, et iga hinnata vastu hakata ja see on Ukraina praegu minule, et loodame, et seda meie maha ei tule, aga mõtlen südamest kehaga olema, hingega olema Ukrainas kaasa. Aga see on see, et me peame ise ka siin ise valmis olema. Me praegu õppima Ukrainas sõdivad, nemad sõdivad, nemad edasi arenevad. Et infot saada Ukrainas vaata.